kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tõns, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Sügisel saab Tervise Progress juba 4-aastaseks. Ja seda välja öelda tundub tegelikult päris uskumatu, sest 4 aastat on ju tegelikult väga pikk aeg. Ja ma mäletan seda hetke ülihästi, kui ma siis selle esimese episoodi hästi värisevate kätega välja lasin. Mõtlesin sellel hetkel, et appi ma ei ole valmis, aga ma tegin seda ikka, sest sisemine kutse ja selline kindel teadmine, et ma tahan seda teha, oli lihtsalt nii tugev. Ja hiljuti ma sõitsin lennukiga ja siis, kui me õhku tõusime, ma vaatasin aknast välja ja sel hetkel siis tabasin ennast mõttelt, et kuidas ma küll julgen kunagi selliselt kõrguselt üksinda lennukist alla hüpata. Aga samas, kui ma meenutan seda hüpet, siis tegelikult seal samamoodi tegelikult ei olnud asi ju suuresti selles julguses, või julgust oli ka vaja. Ma olin täpselt samamoodi sellest hüppest ammu unistanud, ma olin seda oma peas keerutanud, see hästi nagu pikalt tegelikult kutsus mind. Ja lennukisse ma läksin tegelikult täiesti sellise tundega, et mis see siis ära ei ole. Ja tegelikult podcasti planeerides ma ka suuresti mõtlesin, et mis see siis ära ei ole, aga samas ikkagi kogu aeg lükkasin seda edasi. Ja kui ma siis seisin seal lennuki ukse peal ja siis juhendaja küsis, nii, valmis? Ma vastasin, ei ole. Tema ütles, oled küll. Ja siis minul oli okei. Ja siis ma hüppasin. Ja siis ma mäletan, ma küll unustasin täiesti ära selles suures, ma ei tea, adrenaliinilaksus või selles tuhinas. Absoluutselt kõik asjad, mis mulle koolitusel räägiti. Ma unustasin ära, et ma pean vaatama ümber ringi, et kas ega mul lähedal kuskil langevarjureid ei ole, kellele ma nagu otsa hüppan, või et ma pidin lugema sekundeid, et kontrollida, kas vari avaneb õigel ajal. Kõik asjad ma unustasin ära. Mingi hetk oli niimoodi, et vaatasin, et vari on avanenud, õigus, ma pidin vaatama, kas ega kedagi mul ümber ei ole, aga see selleks on ju, et siis ma lihtsalt, juba kõik oli hästi, siis ma lihtsalt langesin, vaatasin loodust, nautisin, karjusin seal õhus suurest õnnest, suurest elevusest. Ja ma tegelikult selle nagu olukorrale olen väga palju nüüd viimastel aastatel tagasi mõelnud. Et ühelt poolt, kui oluline oli sellel hetkel, et mind julgustati ja kui tänulik ma olin, et ma olen siiamaani, et ma selle ära tegin, kuigi hirm oli hästi-hästi suur. Ja tegelikult täna ma enam ei julgeks seda teha, ma arvan. Kuidagi võib-olla sellega seonduvalt, et mul on lapsed ja kuidagi see tundub ikkagi pööraselt ohtlik. Aga miks ma seda jagan sinuga, on see, et selle Tervise Progress podcastiga mul on tegelikult olnud suht sarnane sõit. Et ma istusin seal, ma mõtlesin neid mõtteid ja siis tuligi mulle pähe, et tegelikult see podcast oli suhteliselt sarnane. Samamoodi mul oli hästi tugev sisemine kutse, mul oli täpselt samamoodi tegelikult väga hirmus seda teha. Samas ma sain tegelikult just teistelt väga palju julgustust. Ma mäletan väga mitmed sõbrad nagu andsid nii tugevat julgustust, tänu millele ma julgesin seda teha. Ja ma mäletan ka, et mu terapeut ütles selle kohta niimoodi, et Helle, et kui sa lased selle saate välja, siis 100 inimest ja näiteks 100 inimest kuulavad seda, siis 100 inimest kuulavad seda podcasti niikuinii täiesti erinevalt, oma nagu spektrist, oma vaatenurgast. Ja see oli ka üks hästi selline tugev julgustav lause, mis mind tegelikult viis selleni, et ma lõpuks ta siis välja lasin. Et ma sain seda julgustust teistelt samamoodi, nagu ma sain seal lennuki ukse peal seistes sellelt juhendajalt. Ja samamoodi ma olen ülitänulik, et ma selle ära tegin. See on olnud hullult äge sõit. Ja see ei ole nagu nüüd see koht, kus ma ütlen, et see sõit nüüd lõpeb ära. Aga milles see saade tegelikult on see, et samamoodi nagu ma seal
langevarjuhüppes tegelikult ju tegin väga suured vead, kus ma ei kontrollinud, kas mul on langevarjurid ümber, on ju, kus ma ei lugenud neid sekundeid, siis tegelikult siin podcast'is ma olen teinud ikkagist vigu ja tänane episood on pühendatud nendele vigadele, sest need on mul olnud hingel ja ma tean, et ma ei saa seda podcast'i tegemist edasi nautida, kui ma pole nendest ausalt siis rääkinud. Et no selgelt ma olen algusest saadik proovinud kogu aeg järgida oma eetilisi piire. Ma olen rõhutanud minu arust suhteliselt tihti, et kõik soovitused kõigile ei sobi. Ma olen olnud ettevaatlikum teemades, kus ma olen tundnud, et mul ei ole ka täit infot. Aga millest ma olen aru saanud, on see, et see täit infot omamine on ju, see on selline asi, et mida rohkem sa õpid, seda rohkem sa saad aru, et kui vähe sa tead. Ja vähemalt minul on see niimoodi olnud ja mul on selline tunne, et eriti tervisevaldkonnas on kuidagi nii, et mida sügavamale sa mõnda teemasse kaevad, siis seda selgemini sa tegelikult näed, kui palju seal veel peidus on. Kogu aeg ma igatahes olen avastanud midagi uut. Mitmel korral ma olen pidanud ümber õppima seda, mida ma varasemalt arvasin juba väga selgelt mõistvat. Siis iga kord, kui ma läksin mingisse teemasse veel sügavamale, jälle avastasin, kui vähe ma tean. Ja tegelikult mitme teema puhul oli ka nii, et kui ma läksin järjest sügavamale sinna sisse, siis ma avastasin ka, et ma olen tegelikult usaldanud mõne arsti kommunikeeritavat infot, arsti, keda mina just vaatasin, et ennetus hästi põhjalikult vaatab keha mitme külje alt, on ju, et ma olen tegelikult uskunud selliste arstide infot ilma seda ise teadusartiklitest üles kaevamata või kontrollimata, et on olnud paar sellist teemat. Ehk siis ma olen uskunud ka mõnda infot, mida tegelikult teadus nii tugevalt ei toeta. Et seal kindlasti ei ole olnud ühtegi sellist asja, kus nagu täiesti nagu teadus, ei ole üldse teadust taga, aga lihtsalt see, et kas on väga kriitilise või tähendab sellised kliiniliselt kvaliteetsed uuringud nende osade väidete taga ja kas tegelikult võib-olla selles uuringus, millele siis toetutud on nende arstide poolt, et kas seal on tegelikult selliseid kohti, mis tegelikult ei anna nagu head pilti. Mõned uuringud, mis ma olen näiteks avastanud, on sellised, et selles kliinilises uuringus on näiteks, ma ei tea, kasutatud mingisugust toidulisandit, on ju, mis on tegelikult seganud seda uuringu tulemust või noh, et või siis need inimeste hulk nendes uuringutes on olnud väga väike või siis on kõrval mingisugused teised uuringud, mis tegelikult on ümber lükanud selle mingisuguse väite ja öelnud, et tegelikult päris nii puhas see ei ole, on ju. Et seda tööd tegelikult mingites kohtades ma ei teinud, vähemalt selle nagu algusaastate jooksul. Ja kõik tegelikult see, kui ma järjest neid asju avastasin ja ka oma töös tegelikult kogu aeg tundsin, et ma jään kuidagi kuskile on ju seisma, siis see tegelikult arendas mind või nagu suunas või lükkas mind kogu aeg edasi õppima, edasi kasvama ja see kasv, kuhu siis nagu nii-öelda elu ja kõik need sellised olukorrad on mind lükanud, need kuidagi on minu jaoks tulnud kahte liini pidi. Et ühelt poolt ma olen kasvanud läbi järjest sügavama töö iseendaga, on ju, mis on viinud mind siis üha sügavamale ühelt poolt nii neurobioloogias, aga ka tegelikult spirituaalselt, aga siis teiseks on ju läbi õpingute, et need kohad, kus ma tundsin, et mu teadmised on piiratud, need järjest suunasid mind, on ju, funktsionaalse meditsiinimaailma süvenema, sinna õppima minema, et ühelt poolt vaigistada võib-olla seda rahutust minu sees, kus ma tundsin, on ju, kliendiga tööd tehes, et mu teadmistest jääb mingist hetkest puudus, aga teiselt poolt, et kus ma tundsin sellist hästi tohutut uudishimu, et mismoodi ikkagist mõista, on ju, seda keha toimimist veel sügavamal tasandil ja kõik see, mis mind siis seal ees ootas, on ju, õnneks on siiamaani vastanud mu taotlusele, on ju,
et kuna keha on selline tohutute keerukate süsteemidega, aga samas kõik need süsteemid on tohutult loogilised, need toimemehhanismid. Et siis, kuidas aru saada, kuidas meie keha kohaneb ikkagist erinevate keskkondadega ja olukordadega ja kuidas need organsüsteemid ikkagist on siis omavahel nii seotud, on ju. Et nende õpingute käigus tegelikult eriti hakkas mul tekkima nagu selliseid hetki, et okei, et see käib nii või okei, nagu see on hoopis nii või et oi, selles teemas ma olen tegelikult siis ju andnud ka valeinfot edasi, on ju, sest ma ei ole seda sellise külje alt osanud näha, et ja noh, mida rohkem ma õppisin, seda rohkem ma sain ka seda kinnitust, et kui oluline on see, millega ma tegelikult olen terve see aeg nagu tegelenud, kui ma olen tervisevaldkonnas olnud, kui oluline on vaadata kogu komplekti korraga, me ei saa võtta mingit närvisüsteemi eraldi füüsilisest keha toetamisest, on ju, ja et see sügav töö iseendaga, see tegelikult on oluline, et see käib paralleelselt sellega, kuidas sa enda füüsilist keha toetad. Et noh, ma täna olen täiesti kindel, et ma jätkan selle kõige avastamist. Ma tean juba, kuhu ma tahan minna sügavamalt sisse ja vajaduse ma ka on ju, teengi sellist pidevat ümberõpet kogu oma ülejäänud elu, on ju, sest uut teadust tuleb üha rohkem peale. Me tegelikult inimkonnana alles ju õpime mõistma, kuidas meie keha tegelikult toimub, et me väga paljusid asju teame, aga väga palju on endiselt uurimises, et kui me mõtleme näiteks mikrobiota, siis viimase 20 aasta jooksul võib-olla on nagu tulnud see nagu nii-öelda laviini tagant neid uurimustöid on ja mis on meile andnud hästi palju infot selle kohta, kuidas mikrobiota töötab, aga seal on nii palju, mida me veel ei tea. Samamoodi aju on ju, me oleme ju viimaste aastakümnete jooksul avastanud ja ka kliiniliselt tõestanud väga palju meie aju kohta, kuid ma olen suhteliselt, noh, mitte suhteliselt, vaid ma olengi tegelikult veendunud, et ka seal me teame tegelikult väga väikest osa sellest, mis meie kehas tegelikult toimub. Ja teadus on nii tugevas võimsas arengus, et tuleb lihtsalt hoida kogu aeg pidevalt seda kätt pulsil, et meil ai on tulnud, see kiirendab kõike ja see on üliäge, kuid ilmselt jäävad ikkagist need kliinilised uuringud ka tulevikus pigem kalliteks ja keerukateks, sest inimkeha on lihtsalt nii imeliselt keeruline ja neid muutujaid seal keskkonnas tegelikult on nii palju, et selleks, et kliiniliselt midagi võib-olla tõestada, peab ikkagi olema väga hea rahastus seal taga, seal peab olema hea ressurss taga ja, ja selle teaduse koha pealt on ka see, et tegelikult on väga oluline ikkagist mõista, et isegi kui kliinilised uuringud midagi tõestavad, on inimkeha ikkagist nii keerukas ja nii individuaalne, et iga inimest tuleb ikka eraldi vaadata, et kui unikaalset imelist masinavärki on ju, ja sest jah, nad annavad nagu väga palju tõestust, aga alati on ju erandeid ja mingisuguseid spetsiifilisi faktoreid, mis võib-olla ühe inimese puhul mõjutab kõike seda on ju, mis praegu hetkel seal nagu toimub, et siis noh, ikkagi selline personaalne osa on ikkagist väga oluline ka tulevikus või ükskõik millist kliinilisi uuringuid vaadates, aga kui on väga kvaliteetsed uuringud, siis tegelikult seal on nendel ikkagi saab väga palju põhineda, on ju. Aga see personaalsuse pool näiteks getotoitumise puhul on ju, mida ma kuidagi täna näen ikkagist endiselt väga mitu getotoitumise eksperti on mulle kirjutanud, kas nad võiksid saatesse tulla. Et selle puhul näiteks on nii, ja võib-olla mingi hetk me teeme ka selle saate, et geto puhul me võime leida tohutult palju uuringuid, mis ütlevad, et getotoitumine on kasulik, väga hea ja samas me võime leida ka väga palju uuringuid, mis näitavad, et teatud inimestele tegelikult ei sobi pikemaajaline getotoitumine. Et näiteks inimesel, kellel on probleeme rasvaste toitude seedimisega või naistel näiteks, kellel on kehas juba tugevam mingi hormonaalne probleem või kellel siis näiteks, ma ei tea, pikaajaline selline süsivesikute piiramine võib pärssida näiteks kilpnäärmetööd või häirida tsüklit, on ju.
ja siis on inimesed, kellele ketotoitmine passib valatult ja kellel on ta isegi väga vajalik, on ju. Ja ma saan ju aru, et see teebki selle tervisevaldkonna keeruliseks, sest infot ongi nii palju ja erinevat ja üks ekspert raiub ühte teemat ja siis tuleb teine ekspert, kes ütleb täpselt vastupidist teemat ja mõlemad ütlevad, et nad on teadusega nii-öelda tõestatud väited neil on ju. Ja nii võibki olla, et lihtsalt tulebki vaadata, et kas need eksperdid vaatavad seda pilti laiemalt, kui siis see kitsasliin, mida nad ajavad, kas nad toovad sinna juurde infot selle kohta, mida me teadusest teame, mida me ei tea, kas nad on avatud tegelikult sellele, et kõigile see ei sobi, kas nad räägivad sellest, on ju, et kõik selliseid asju peab nagu silmas pidama. ehk siis, ehk siis meil on vaja teadvustada, et iga inimene on erinev ja me vajamegi erinevaid asju. Ja samas on hästi oluline teadvustada, et me vajame baasvundamenti, on ju, kõik me vajame baasvundamenti, et me kõik vajame, et meie stressitaluvusaaken oleks lai, et me oskaksime tuua end tagasi regulatsiooni, et me kõik vajame piisavalt tund, regulaarset liikumist, mõõdukas tempos, nii aeroobset on ju, kui, kui siis ka jõutreeningut on ju, me kõik vajame, et me liigutaksime regulaarselt oma lümfisüsteemi, et seal on nii palju nagu puhast toitu, on ju toetavaid inimesi enda ümber, naudinguid, rõõmu. Me vajame, et meid päriselt kuulatakse, et meil oleks selline koht olemas, kuhu siis minna nagu päris teemadega, et pärast seda baasvundamenti tegelikult võivad alles tulla sellised erisused, on ju, ja seal võib minna siis see nii-öelda, ma ütlen tavainimene selles vaates, et kes ei ole nagu tervisesse läinud nii põhjalikult sisse, et tema jaoks siis võib minna see pilt tõesti segasemaks, on ju, aga me teame, et seda baasvundamenti on meil kõigil vaja. aga noh, selle jaoks ongi meil erinevad eksperdid, on ju, kes siis saavad toetada või seda infot nagu lihtsamas keeles jagada. aga ka nende ekspertide osas või selle jagatava info osas meil tuleb ikkagist ära õppida see oskus iseenda keha kuulata ja mitte siis pimesi võtta seda infot ja ennast lihtsalt tugevalt läbi suruda mingitest teemadest. et kui ikkagist, ma ei tea, ekspert ütleb, et hapendatud toit on ülihea, aga sinul tekivad sellest sümptomid, sul tekib näiteks puhitus või õhetus põskadel näiteks, on ju, siis on oluline neid asju märgata või kui ekspert ütleb, et hiidtreening 20 minutit, see on see, mis peab olema kindlasti sinu nii-öelda menüüs, siis ja sa vaatad, et sa tegelikult taastud sellest hiidtreeningust 4 päeva, näiteks sa oled HRV-d hakanud jälgima ja sa vaatad, et teed hiidtreeningut, HRV läheb alla ja ta ei tõusegi 3-4 päeva jooksul ülesse. noh, ilmselgelt sa pead seda ju kuulama, et see on see koht, kus ikkagist tuleb võtta info ja vaadata, kuidas sinu keha sellega toimetab, on ju. Ja teaduse kohta ka, et kuigi või noh, mis ma veel teaduse kohta tahan öelda, et kuigi ma olen väga teaduse usku, just kvaliteetse teaduse usku, siis ma ka tean, et paljud asjad on veel teadusega tõestamata. aga samas, et see ei tähenda, et nad oleks et nad ei oleks tõesed, on ju. et mina isiklikult ikka hoian endiselt avatud meelt, ma vaatan elu, tervist, üldiselt inimese toimimist ka palju laiemalt kui see võib-olla, mida teadus täna suudab tõestada. küll aga ma olen nüüd endale lubanud, et kui ma midagi kursustel või ma ei tea, personaalcoaching'u klientidele jagan, siis ma mainin ikkagist ära, et see on kas minu kogemuslik või tunnetuslik info või et sellel infol ei ole tegelikult sellist teaduspõhisest kinnitust taga, et inimene saaks ka ise valida, mis ta sellest võtab ja mis mitte, on ju. et a la, kui ma räägin seal psühhosomaatikast, et kuidas erinevad emotsioonid mõjutavad meie keha, siis minu teadmiste kohaselt ei ole keegi ära suutnud tõestada täna, et kliiniliste uuringutega, et näiteks, ma ei tea, viha allasurumine mõjutab maksa tervist, on ju, aga kogemuslikult ma näen hästi palju selliseid sarnaseid mustreid. et kui ma näen näiteks, et vereanalüüsidest, et maksaga on väljakutseid, siis ma võin tõesti, noh, ma ei tea, kuskil kursusel sulle muu teaduspõhise info kõrval anda sellise reflektsiooni küsimuse näiteks, on ju, mis põhineb siis puhtalt psühhosomaatikal, näiteks, et mis su elus praegu viha või pettumust või solvumist tekitab, mida sa tegelikult välja ei ütle.
et seda ma olen ikka püüdnud teha, et olla aus selles, mis on teaduspõhine ja mis kogemuslik, on ju, ja siis lasknud inimesel ise jällegist tunnetada, et kui ta kuuleb seda küsimust, mis tema sees toimub, kas midagi kuidagi käivitub, kas see kõnetab teda, on ju, et kõik need asjad, mida sa kuskilt kuuled, ikka on see koht, kus sa pead ise selle endast läbi laskma, ise võtma selle vastutuse, jälgima oma sümptomaatikat, kehaistinguid, kõike seda. et ükskõik, kus sa midagi kuuled, on ju, et kas see on siis teaduspõhine, kas see on mitteteaduspõhine ja kuidagi ise ju tegema selle otsuse, et mida sa selle infoga edasi teed. et see on selline üks asi. aga täna on tegelikult hästi pikk intro, aga ma arvan, selline oluline info on ju, intro, aga tegelikult, millest ma täna tegelikult tahtsin sulle rääkida, on midagi muud. Et ongi need kohad, nagu ma ennem ütlesin, kus ma tean, et ma olen seda podcast'i tehes eksinud. et kohtades, kus ma ise tunnen, et kas ma olen eksinud või ma olen andnud edasi mingit infot, mis on võib-olla natuke poolikuks jäänud. ja just sellist infot, kus ta on poolikuks jäänud tegelikult olulistes kohtades. ja on oluline öelda siin, et ma olen tegelikult kuulanud järgi vaid umbes 2 või 3 enda saadet. ja neid tänaseks on ilmunud, ma ei teagi, üle 90 äkki. et neid vigu võib olla rohkem, mida ma olen teinud. aga need on siis, millele ma täna keskendun, on siis need, mida ma tean, sellised suuremad kohad, mille osas ma ise tunnen, et nad vajavad sellist eetriaega. ja ma hakkan siis minema järjest, kui ma ei eksi, siis oli äkki 6 asja, siis millest ma tahtsin täna täpsemalt rääkida. ja ma alustan sellest, millega algas Tervise Progressi podcast. ehk siis meie esimene episood rääkis mikrobiomist ja ma ei mäleta küll absoluutselt kõike, mida me seal Priiduga rääkisime, ma ei ole julgenud seda saadet järgi kuulata. ma tean, et ma hästi tugevalt eetasin seal ja ilmselt tegin mingisuguseid muid selliseid asju ka. et endal on võib-olla valus kuulata, kuigi kõik julgustavad kuulama seda järgi, aga ma ei ole seda kuulanud. eks ma mäletan, nii palju, kui ma seda mäletan, seda saadet, siis ma ei tea, et me oleks teinud suures plaanis mingisuguseid faktivigu, aga millest ma tahan rääkida, on see, et kuidas minu soovitus mikrobiomi testimise osas on tegelikult tänaseks muutunud. me rääkisime seal saates Elsavi mikrobiomi testist, sest sellel hetkel me tegelikult, mina enam ei töötanud seal, aga et meil oli mõlemal siis kogemus olnud Elsavis töötamisega. ja ma ütlen kohe ära, et Elsavi on kvaliteetne ettevõte, ma ei tee neid kuidagi maha, lihtsalt minu vaade selle testi tegemuse vajalikkusest, isiklik vaade on tänaseks lihtsalt muutunud. sest siiamaani, tänaseni küsitakse minult, et kas ma ikka soovitan seda testi või millal seda testi on hea teha. ja minu vastus lihtsalt erineb nüüd sellest, mida ma siis 3-4 aastat tagasi ütlesin. ja see on see põhjus, miks seda nüüd siia avalikkuse ette ka toon. ja ma selgitan selle ära. et need, kellel ei ole tegelikult suuremaid seedeprobleeme ja kuidagi ka veremarkerid ei viita soolestiku düsbioosile, siis ma tavaliselt sellist, ma kutsun seda Elsavi testi nagu selline baasmikrobiomi test, on ju. et ta lihtsalt annab sellise baasülevaate, kas on mitmekesine, kas sul on laktobatsille seal, on ju, kas on mingisuguseid, jah, ühesõnaga selline nagu baasinfo. et ma sellist baasmikrobiomi testi enam ei soovita. et muidugi võib seda teha ja põnev on ikka teada, et mis sul seal soolestikus toimub, on ju, aga täna ma tean, et see otseselt ei ole võimalik selle testi tegemine, sest soovitused, mida sa siis sellest baastestist teada saad, need sa saad ellu viia ilma seda testi tegemata. et, et et sa ikkagi seal ju öeldakse, et söö rohkem mitmekesist toitu, lisa hapendatud toite sisse ja nii edasi, et aga lihtsalt, et noh, võib-olla sul ongi see, mida sina sealt näiteks teada saad, on see oi-oi-oi, mul ei ole piisavalt piimapabaktereid, on ju, et siis sa tead, et sa pead veel rohkem tooma neid hapendatud toite sinna sisse. üks asi, mida sa saad sellest baastestist teada, meil on tegelikult Eestis veel rohkem neid nii-öelda baastesti tegijaid, aga noh, kui üldse seda teha, siis ikkagist ma soovitan seda Elsavis teha. aga et kui
et mida sa saad sealt Elsavi testist teada näiteks on see, et kas sul on oksalaate lagundav bakter, et seda sa niisama ei tea, on ju. et selline, et selle bakteri puudumine on tõesti, on ju, see on teaduslikult seotud oluliselt kõrgema neerukivide riskiga, nii et see on päriselt oluline info, on ju, eriti kui sul on neerukive olnud, kui sul on perekonnas kividega probleeme olnud, aga tegelikult sellisel juhul ma niikuinii võib-olla juba vaataksin laiemalt, mis organismis toimub. et ma siis ei piirduks ka ainult mikrobiomi baastestiga, sest ega neerukivid ei teki ju ainult sellepärast, on ju, et sul see bakter puudub, et siis tuleks niikuinii vaadata laiemalt seda organismi. Ja kui kellelgi on juba tegelikult suuremad terviseprobleemid, eelkõige siis seedesümptomid või hormonaalset võib-olla sellist tasakaalutust rohkem, mis siis ei allu baastegevustele, noh näiteks need mitmekesine toitumine või siis on ju äh, piisav uni, liikumine, stressi tasakaalu loomine on ju, stressiga toimetulek, et siis on tõesti mõnel juhul soovituslik see põhjalikum soolestikuuring. et mina tellin sellisel juhul klientidele selle Nordic Labsi GI 360 testi, sest, ja ma tean, et näiteks Happy Aging, kus saab seda ja Avalon Health Clinic pakub sedasama testi tegelikult teevad ka erinevad sellised funktsionaalse meditsiini arstid ja kliinikud, et see ei ole selline lihtsalt selline mikrobiomi test, see on tegelikult selline põhjalik soolestiku uuring, mis siis näitab erinevaid selliseid potentsiaalseid patogeene, näitab seente olemasolu või sellist ülekasvu, näitab parasiite, viiruseid, mitte siis ainult neid düsbiootilisi baktereid, kuigi see list nendest düsbiootilistest bakteritest on ka seal päris pikk, mida saab vaadata. ja see ampluaa on palju laiem, on ju. Ehk siis lisaks, noh, ühesõnaga seal on lihtsalt palju laiem pilt sellest, mis sinu seedetraktis toimub. ja pluss saab sealt veel erinevat muud väga olulist infot, on ju, mis teatud juhtudel on väga kriitilise väärtusega. näiteks üks nendest asjadest on pankrease elastaas 1 ja selle tase just roojas, mis näitab siis seda, kui hästi sinu kõhunääre töötab, kas sinu keha suudab päriselt toitu seedida, toitainet kätte saada. ja see erineb tegelikult just nendest vereanalüüsis tehtavatest ensüümidest, on ju, sest seal pigem vaadatakse neid ensüüme sellise ägeda põletiku kontekstis ja see, noh, seal on erinevaid asju, mida vaadatakse, aga siis roojaproov tegelikult annab, on ju, parema ülevaate just sellest seedesüsteemi funktsioneerimisest selles vaates. et kellel on, ma ei tea, hästi tugevalt seal puhitust pärast söömist või et seedimata toitu, on ju, et noh, näiteks nende puhul väga-väga selline oluline ja hea info, mida teada, aga ka tegelikult teistel juhtudel. Siis, mis sellest mikrobiota testist veel saab, näiteks on inimesed, naised, kellel on erinevaid võib-olla hormonaalseid väljakutseid, siis on selline marker nagu beeta-glükuronidaas, ma ei tea, kas ma nüüd hääldasin seda õigesti, mis siis näitab seda tegelikult, et kas bakterid, mis su soolestikus toimetavad, kas nemad siis saadavad ringlusesse juba sinu kehas töödeldud hormoone. et me tegelikult ju tahame, et pärast seda näiteks, kui östrogeen on ära töödeldud maksas, on ju, et ta on töödeldud nii palju, et ta on valmis siis keha väljutama meie süsteemist. me tahame, et ta läheks meie kehast välja, on ju, meil ei ole vaja seda üleliigset östrogeeni, et ta jääks meie kehasse. aga siis see glükuronidaas, see on siis see marker, mis näitab, et tegelikult on soolestikus selliseid baktereid, mis siis saadavad selle östrogeeni tagasi ringlusesse. ja see, kui see östrogen tegelikult jääb meie kehasse pikemalt, see võib tekitada nii-öelda funktsionaalses meditsiinis kutsutakse östrogeeni dominantsust, seal võib ampluaa sümptomeid olla, mis tegelikult võib siis nagu tekkida, on ju. et hästi oluline näiteks kõigil, kellel on ja endometrioos või üldse sellised
tugevad valulikud päevad, vererohked päevad, et oluline asi, mida jälgida. Jällegi selle puhul me võime ka seda niisama toetada, ilma seda testi tegemata, et eeldame, et sul võib-olla on seda, on ju, seal rohkem, et see on sul seal tasakaalust väljas, et me võime seda niikuinii niisama toetada, et ei pea selleks otseselt testi tegema, aga see on seal testis sees, on ju. Ja seal tegelikult näeb ka sedasama oksalaate lagundavat bakterit, et seal on lihtsalt nagu palju rohkem infot, mida võtta. Aga selle testi maksumus on ka muidugi täiesti teises hinnaklassis, on ju, et kui ma täna siin seda salvestust teen, siis selle hind on üle 500 euro. Et aga see info, mida sealt saab, on vahel vägagi väärtuslik ja väga seda investeeringut väärt. Et muidugi võib seda testi teha ka ilma tugevamate sümptomitega, sa lihtsalt tahad teada, kas sul on kohti seal soolastikus seedesüsteemis, mis vajavad sellist spetsiifilist toetust. Ja kui sa tahad lihtsalt kohe andmepõhisemalt liikuda ja sul on selleks võimekus, ma lihtsalt ütlen, et see ei ole alati vajalik, on ju, et aga kui ma täna mingit testi soovitan teha, siis mis just seda soolestikku vaatab, siis see on see. See on esimene teema siis, mille ma tahtsin hingelt ära saada. Siis teine teema on siis, puudutab närvisüsteemi, närvisüsteemi olemust, selle toetamist. Ja ma võtan ühe lonksu vett vahepeal. Sest närvisüsteemi ja kogu selle neurobioloogia osas ma pean tunnistama, et ma ei mäleta, kas ma olen teinud ka konkreetseid faktivigu. Aga miks ma selle teema täna tahtsin siia tuua, on see, et ma tean, et ma olen mingites kohtades kindlasti seda liiga pealiskaudselt võib-olla kajastanud ja mõnes saates ma olen tegelikult jätnud ütlemata olulised disclaimer'id. Sest närvisüsteemi toimimine ja kõik see, mida me täna teame neurobioloogiast, see on väga palju komplekssem, kui võib-olla mõnest saatest on kõlama jäänud. Ja see, et ta on kompleksne, on ju, see ei tähenda, et muutuste tegemine ja närvisüsteemi toetamine peab ka automaatselt olema väga kompleksne. Lihtsalt, sest väga tihti on väikesed õiged sammud, järjepidevus, usaldusprotsessi vastu täiesti piisav, on ju. Aga ja veel, mis on oluline võib-olla ka öelda, on see, et vahel on need muutused palju kiiremad, kui me arvame, on ju, et ei tekiks seda uskumust, et kõik muutused võtavad ilmtingimata kaua aega. Aga mida ma tahan eraldi rõhutada, on see, et iga närvisüsteem on väga erineva tundlikkuse astmega. Esiteks, on ju, ja kõik soovitused juba sellepärast kõigile ei sobi. Et seda ma olen varem ka on ju korrutanud, et kõik soovitused ei sobi kõigile, aga närvisüsteemi vaates ma kuidagi tunnen, et ma oleksin mingites kohtades pidanud seda kuidagi tugevamalt välja ütlema või minema selle väite sügavustesse. Et näiteks mitmes saates me oleme tegelikult rääkinud vabastavast hingamisest ja see võib olla absoluutselt väga hea vabastav selline praktika. Mulle endale ta endiselt väga meeldib, aga selline tugevam hingamistöö. Ja see võib olla inimesele, kellel on väga tugev traumabaas või kelle närvisüsteem on väga ülekoormatud või kes on lihtsalt keskmiselt palju tundlikuma närvisüsteemiga, see võib hoopis teda tegelikult destabiliseerida või tema närvisüsteemi. Et ennem seda sellise sügavama intensiivse praktika tegemist tegelikult on ikkagist oluline hinnata, et kas närvisüsteem on selleks valmis. Ja seda hindamist üldiselt ei saa teha üksinda, on ju, see ongi see koht, kus tegelikult praktiku tugi on oluline ja võib-olla siin ka nagu rõhutada, et pisikesed sellised igapäevased, just igapäevased järjepidevad praktikad võivad olla tegelikult palju suurema muutusega kui see üks intensiivne sessioon, on ju. Aga see ja minule isiklikult meeldib nende kombinatsioon, et ma tean inimesi, kellel
kellele sobivadki ainult need pisikesed regulatsioonipraktikad, mida järjepidevalt teha, on ju. et isegi kui selleks on, ma ei tea, mõneminutiline kehaskaneering või silmade, ma ei tea, kinnikatmine paariks minutiks, nii et ei tule üldse valgust silma või ma ei tea, keha patsutamine paar minutit, et on inimesi, kellel ainult see tegelikult ongi see, mida teha ja kust see muutus sünnib, on ju. et jah, et aga mina olen saanud väga suurt tuge ka vabastavast hingamisest, on ju, et seal on lihtsalt see koht, mida ma tahtsin üle rõhutada, et iga inimene siin on väga erinev ja tuleb tegelikult olla natukene ettevaatlik, on ju, kohe, kui hüpata sinna sisse. et see on see sõnum, mis on tegelikult jäänud ütlemata. ja ma olen soovitanud ka holistilist regressiooniteraapiat. siiamaani ma usun, et see on üks võib-olla üks väga hea võimalus minna siis rääkivast teraapiast sügavamale ja luua need sisemised muutused palju efektiivsemalt. Kuid nendes saadetes tegelikult samamoodi mul on jäänud ütlemata, et ka selle puhul on väga oluline ja et sul on hästi hea koostöö oma terapeudiga, kes siis oskab hinnata ka sinu sellist kehatunnetust, et kuivõrd hästi ja turvaliselt sa tegelikult üldse tunned ennast, kui sul on silmad suletud. kas sa saad täna aru, kus miski on sinu jaoks liiga intensiivne, kas sa oskad ennast intensiivses momendis vajadusel tuua regulatsiooni tagasi, kas sul on mingid turvaelemendid, mis sind aitavad siis selle intensiivsusest läbi minna, et kas on lihtsalt ebamugav või on tegelikult liiga palju sinu närvisüsteemile, on ju, ja samamoodi, kas su kehal on üldse ressurssi minna nendesse sügavustesse, võib-olla sa oled nii tugevas toitainepuuduses, sa oled nii tugevas, ma ei tea, on ju, ülekoormuses, üleüldiselt unevõlas, mis iganes, on ju, et sul tegelikult ei ole kehal energiat, et minna nii tugevatesse nagu protsessidesse, mis võivad juhtuda seal, aga ei pruugi, on ju. et see on et see on hästi oluline tegelikult iseenda osas need küsimused ära küsida ja ka põrgatada neid oma terapeudiga. et ideaalis sul on neid praktikaid, on ju, mis, kui tuleb näiteks selline intensiivne protsess läheb käima, et kuidas sa sellest välja tuled, kuidas sa oskad enda keha tagasi tasakaalu tuua, on ju, sest vahel tuleb pärast isegi rohkem ärevust ja pinget, on ju, et see ei pruugi olla tegelikult halb märk, on ju, et sellist nagu võib-olla segadust ja sellist nagu rasket kohta pärast on, sest see võib olla selline koht, kus sa võib-olla lõpuks näed ausalt mingisugust tõde, mis on ammu ootanud seda, et sa seda vaataksid, on ju, et see ei pruugi olla üldse halb koht, kuhu sa jõuad pärast seda intensiivset praktikat. aga see oskus minna sellest ebaturvalisest kohast läbi või sellest turvaliselt püsida. nii et ta tegelikult sulle rohkem halba ei tee, vot see on see koht võib-olla, mida rohkem läbi tunnetada, mõelda, ennast nagu natuke võib-olla preppida rohkem, rääkida neid oma terapeudiga läbi. Ja muidugi vaadata ka seda kohta, kas sul on üldse tegelikult mugav öelda oma terapeudile, kui miski sinu jaoks ei toimi. et see hea tüdruku sündroom võib seal olla nii tugev, et sa tegelikult õigel hetkel ei kommunikeeri, on ju, mis sinus toimub. et kui sa tead, et selline asi on sulle keeruline, siis see tuleb ka samamoodi kõigepealt oma terapeudiga koos läbi vaadata, et neid nagu nüansse on seal nagu päris palju, mida nagu ikkagist läbi mõelda, mida ma ei ole võib-olla siin niimoodi õigetel hetkedel kommunikeerinud. ja kui ma mõtlen näiteks tagasi enda viimastele aastatele, siis tegelikult üks olulisemaid õppetunde minu jaoks, mis puudutab sellist närvisüsteemi tööd on see, et kõige ebamugavam võibki olla närvisüsteemile see ebamugavuses istumine, et selles ebamugavuses elamine, et ilma selleta, et sa hakkaksid seda kuidagi mingite vahenditega alla suruma, olgu selleks toit või kelle jaoks alkohol, kelle jaoks, ma ei tea, porno on ju, mis iganes, Netflix, et või ka ratsionaliseerimine on ju, mis iganes kellegi toimetulekumehhanismid on, et, et, et see ebamugavus, selles olemine ja selles oskus selles olla on tegelikult üliväärtuslik ja seal tuleb hästi palju seda närvisüsteemi regulatsiooni selliseid praktikaid kasuks, oskust oma süsteemi toetada.
ja see ebamugavus võib tähendada väga erinevaid asju, et ühelt poolt see võib tähendada seda, et sul on ebamugav elada elu, kus sa endale valetad, on ju, kus sa teed asju ilusamaks või räägid ennast mingitesse kohtadesse sisse, kuigi sa tegelikult sisemas, väga sügaval sisemas ju tead, mis on õige. Ebamugav võib olla see, kus sa ei võta vastutust mingite asjade eest, on ju. ka seal võib olla nii palju neid pimekohti, ma mäletan ise mm, seda kohta, kus ma olin väga kindel, et ma võtan ju igal pool vastutust ja siis sain aru, et okei, näed, sellises kohas ma tegelikult ei võta, on ju, et see oli väga ebamugav endale tunnistada ja seda muutust luua. Ähm, väga ebamugav võib olla see, et ma annangi kogu aeg alateadlikult oma energiat ära, on ju, kohtadesse, kus ma tegelikult ei tea, et ma seda teen. No näiteks, et sa teed kõik selleks, et teistel oleks hea, et sa ei väljenda kordagi seda, mida sina vajad. et see on üks nendest kohtadest, kus sa tegelikult kogu aeg annad energiat ära. ja neid kohti on väga palju, on ju, meie elus, et need on lihtsalt väga erinevad. et ma nägin ühte Reelsi just eile, kusjuures oli nii lahedalt oli see naine teinud selle, et ta kastis, tal oli suur klaas vett ja siis ta hakkas kastma oma lille ja siis tuli keegi oma teise lillega ja küsis, palun anna mulle ka ju vett, onju. Siis ta hea meelega kallas natukene sellele, siis tuli teiselt poolt keegi teine oma lillega, anna mulle ka natuke vett. siis ta aina valas nagu, kõik küsisid, onju, et aga noh, mitte, et anna vett, aga kuule, kas sa saad selle ära teha? kas sa saad külla tulla? ma tean, et sul on praegu hästi kiire, aga mul oleks hullult vaja, onju. kuule, kas sa saad mu lapse peale võtta ja ära viia, kas sa saad palun, ma ei tea, ära koristada selle, kuigi ma tean, et ma lubasin seda ise teha. ja siis see naine kogu aeg, jah, 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 onju, kallas seda oma vett, siis andis neid jahhisid seal igale poole ja siis hakkas lõpuks endale lille kastma ja polnud seal enam vett sees. ja see on nagu minu arust hästi hea näide sellest, onju, mismoodi me tegelikult annamegi kogu aeg oma energiat ära, tead, noh, iseenda sees läbi tunnetamata, kas ma tahan seda teha, kas mul on praegu ressurssi seda teha, kas mida mina tegelikult tahan, mis mu keha ütleb, et ma tahan, onju. kuni siis ongi see, et sa oled kõik oma energia ära andnud ja siis su tass on täiesti tühi. et neid kohti on tegelikult hästi palju, see on lihtsalt üks näide, on ju, see nii-öelda teiste esikohale seadmine, et neid kohti on nii palju, kus me tegelikult energiat ära anname. et see kõik on tegelikult ebamugav, tegelikult on ta ebamugav elada niimoodi. aga, aga mõne inimese jaoks võib olla see vähem ebamugavam kui see, et sa seisad oma tõega silmitsi. Sest sealt edasi, kui sa ju näed ja tunnistad endale, mis tegelikult sinu sees toimub, mida sina tegelikult vajad, mida sina tegelikult tahad, kus sina tegelikult peaksid võtma vastutust, kuigi see on ebamugav. see ju tähendab, et see järgmine samm peab olema võib-olla midagi väga julget, midagi väga hirmsat ja see on järjekordne ebamugavus, see hirmust läbiminek, see julguse samm on ju. et väga paljudel on lihtsam olla selles teises ebamugavuses, kui siis päriselt sellest väga vajalikust ebamugavusest nii-öelda läbi minna, kus päriselt nagu õiged muutused hakkavad sündima. et, 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 et see on võib-olla olnud nagu hästi selline suur õppekoht mul endal ka 2 aasta jooksul, mis ju seda närvisüsteemi puudutab ja, ja see koht, kus kõige suurem muutus seal närvisüsteemi tasandil tegelikult võibki sündida lihtsalt sellest, kui sa võtad selle julguse kokku ja hakkadki vaatama ausalt endale otsa, hakkadki võtma seda vastutust kohtades, kus on sinu vastutus tegelikult, kus sa lõpetad endale valetamise, on ju, kuigi sa ei tee seda teadlikult, aga sa siiski teed seda, kus sa õpid olema selles ebamugavuses, selles muutuste ebamugavuses. et see on lihtsalt seda kõike väga kuhjaga väärt, sest iga kord, kui sa sellest ühest kohast läbi lähed, osates ennast toetada selles protsessis, siis su närvisüsteemi või selline stressitaluvus järjest kasvab, on ju, et seda rohkem tegelikult sa suudad siin elus vastu võtta seda, mida elu sulle pakkuda on. ja kui sa mõtled, et miks see nii kõik võib-olla nii raske on ju, et miks siis need muutused ja sellised kohad on nii võib-olla keerulised meie süsteemi jaoks, siis noh, väga konkreetsed bioloogilised vastused on nendel ka samamoodi olemas, on ju, et
neurobioloogia tegelikult seletab meile väga palju meie elus toimuva lahti, alustades sellest, miks aju on ju automaatselt kaldub negatiivsusele, et miks harjumuste muutmine nii palju järjepidevust on ju nõuab, lõpetades sellega, kuidas meie uskumused tegelikult meie füsioloogiat täiesti otseselt mõjutavad, et neurobioloogia on tegelikult nii palju meile ära seletanud juba täna, et et näiteks üks hea asi võib-olla, mida siia tuua, kui ma juba ütlesin selle, et uskumused meie füsioloogiat mõjutavad, siis äh, äkki isegi tegelikult sellel aastal ma alles nägin sellist uuringut, üks hästi-hästi hea uuring minu arust, mis mind ennast ning loodetavasti ka sind paneb sügavamalt mõtlema selle üle, mida me üldse mõtleme oma peas ja mis mõju see avaldab, aga mida me ka tegelikult stressi kohta mõtleme ja usume ja oma peas ka kordame. Et see stress või see uuring oli selline, et 28 000 USA elanikku oli siis sinna kaasatud sellesse uuringusse ja siis leiti, et inimesed, kes kogesid palju stressi ja uskusid siis, et stress kahjustab nende tervist, nendel oli 43%, 43% kõrgem enneaegse surma risk. Ja need, kes siis kogesid täpselt sama palju, noh, hinnanguliselt täpselt sama palju stressi, aga kes ei uskunud, et stress on neile, nende tervisele kahjulik, nendel oli palju madalam siis suremuse risk. Isegi tegelikult madalam kui nendel, kellel oli tegelikult vähe stressi. Ehk siis, kes uskusid, kellel oli palju stressi ja uskusid, et stress on kahjulik, 43% kõrgem enneaegne surm, kellel oli palju stressi, aga uskusid, et see pole neile kahjulik, väga madal enneaegse riski surm, enneaegse suremus risk oli madalam, on ju, ja siis nendel isegi madalam kui nendel, kellel tegelikult oli vähe stressi. Et stress muidugi omab väga olulist rolli meie füsioloogia toimimises ja ta mõjutab otse loomulikult väga palju meie kehas. Aga see uuring näitab minu arvates väga head asja. Ta näitab seda, et sellest hoolimata on väga oluline teadvustada, kuidas sa stressi suhtud, mida sa selle kohta usud ja mida sa kordad endale. Et kui sa ikkagi käid päevad läbi ringi ja kordad endale, kui kahjulik stress on, mina olin seal, siis juba sellega ma tegelikult suurendasin oma terviseriske. Et mitte, et me peaksime panema nüüd roosad prillid ette ja oma närvisüsteemiga mitte tegelema, aga minu vaade sellele on see, et me toetame oma keha. Me oleme tänulikud iga väiksegi muutuse eest, mida me teeme. Me keskendume nendele pisikestele edasiminekutele, me hoiame järjepidevust. Me ei keskendu sellele, on ju, mis kõik veel on vaja muuta ja teha ja kui raske see kõik on ja kui kahjulik see tervisele on, vaid see, kuidas me suhtume närvisüsteemi töösse, ka väga loeb. Ja kui sa tead näiteks, et sa oledki tundlikuma närvisüsteemiga inimene, kui sa oled, ma ei tea, sul on neuroerinevus näiteks või mis iganes, on ju, et seal on väga tugev traumabaas, mis ilmselgelt mõjutab sinu kogu elu, siis see, kui sa astud nendesse muutustesse, siis see suhtumine, see väikeste võitude tähistamine, need väikesed sammud, et sa teadvustaksid, et need on tegelikult väga olulised, need on väga väärtuslikud ja tihtipeale need mõnel juhul võivad olla ainuõiged asjad, mida sina saad enda jaoks teha, et alati ei ole vaja minna nendesse hästi sügavatesse intensiivsetesse protsessidesse. Et see on võib-olla see, mida ma tahtsin tänases saates kuidagi ära öelda. Kolmas teema, mida ma tahtsin tuua siia ette täna, on kalorite lugemine. Ja see on nüüd küll see teema, kus ma olen andnud valeinfot. Täpsemalt siis see, et ma olen väga selgesõnaliselt välja öelnud, et mina kaloreid ei usu ja mina neid ei jälgiks
ja et see tegevus on suhteliselt mõttetu. ja kui ma läksin seda funktsionaalse meditsiini maailma sisse, seda õpingutesse, siis üks esimesi loenguid toitumise plokis oli energia tarbimisest ja kasutamisest. ja ma mäletan siiamaani, kuidas mu sees hakkasid käima erinevad sellised protsessid, et ühelt poolt selline skepsis, et mis asja nad mulle nendest kaloritest räägivad ja teiselt poolt see mõte, et kas ma olen nüüd täielikku mingit ummamuudut ajanud podcast'is ja, ja ka uudiskirjas ja sotsiaalmeedias on ju, kui ma olen kaloritest rääkinud. ja mis on tõsi ja mida ma ei võta tagasi, on tõesti see, on ju, et kalorid pakendil ei räägi meile tegelikku lugu. ja ma ei võta seda tagasi, et kui me kaloritele keskendume, siis me ei saa tegelikult kehakoostist muuta, kui see fookus on ainult kaloritel. et see ei ole see koht, kuhu me peame vaatama, ainult kaloreid me ei saa vaadata. sest kui keha, ma ei võta seda tagasi, et kui kehas on suuremad tasakaalutused, on ju, et on põletik või kilpnäärme alatalitlus või ma ei tea, insuliiniresistentsus või krooniline stress, et siis need vajavad esmajärjekorras lahendamist. see lihtsalt on nii, on ju. aga õpingute käigus ma sain selgeks, et on olukordi, kus jälgimine tegelikult on vajalik. ja nüüd ma olen siis nagu ka klientidega töös seda rohkem niimoodi vaadanud ja jälginud ja ma olen näinud peamiselt siis kahte mustrit. üks on siis see, kus näiteks on naine, sööb väga tervislikult, ma ei tea, näiteks ma ei tea, kaerahelbeid hommikul, sinna paneb mingisugused marjuseemneid, asju peale, veel võib-olla lööb muna sisse, on ju, siis sööb lõunaks salatit, hästi palju erinevaid rohelisi lehti, väga palju foolhapet, on ju. ühesõnaga siis õhtuks näiteks sööb kana ja köögivilja, on ju, ja siis tunneb ennast väsinuna. kehakoostis ei muutu ja ta tegelikult ei saa aru, miks. ja siis, kui me oleme hakanud näiteks jälgima sisestama tema toitu äppi, et vaadata, kuidas ta siis, kui palju tal tuleb makrosid kokku, palju tal tuleb kaloraaž, siis tuleb tihtipeale välja, et see kaloraaž jääb sinna, ma ei tea, 1300, 1400, samas ta treenib näiteks 3 korda nädalas ja ilmselgelt tema kehale see on liiga vähe kaloraaži. ehk siis on juhtumeid, kus see kalorite jälgimine lihtsalt annab infot, et inimene ei saa piisavalt, ei tarbi piisavalt sisse versus see, mida ta tegelikult vajab kogu oma süsteemi toetamiseks. et tema keha on läinud siis näiteks sellisesse kokkuhoiurežiimi, on ju, kus kilpnääre on näiteks hakanud aeglasemalt tööle, hormoonid on ju, ei tööta enam nii hästi, et tema probleem ei ole see, et tema liiga palju sööb, vaid ta sööb liiga vähe. ja siis mõtleb, et miks ma ikka näiteks on ju kehakoostist muuta ei saa. Sest ta lihtsalt ei tea, on ju, mis mahus ta tegelikult päeval toitu sööb, sest talle tundub, et ta sööb piisavalt, on ju. ja teine muster on siis vastupidine, on ju, inimene, kes arvab, et ta sööb väga vähe ja tegelikult, kui ta hakkab track ima, siis need pisikesed asjad päeva jooksul, mida ta kogu aeg sööb, need võivad järjepidevalt pikaajaliselt ületada tugevalt siis seda, mida ta sisse sööb versus see, mida ta on ju kulutab. et eriti need inimesed, kellel ei ole väga palju võib-olla sellist treeningkoormust taga ja aja jooksul ikkagi see hakkab kehakoostist mõjutama, sest füsioloogia nii-öelda siis alustõde on ikkagi see, et kui energiat tuleb ikkagi pidevalt rohkem sisse, kui seda kulutatakse, siis ikkagi seda talletatakse, seda ülejääki rasvkoena, on ju, aga see ei ole alati nii lihtne, see ei ole alati nii lineaarne, et seda hakkavad seal mõjutama hormoonid, insuliinitundlikkus, kilpnääre, stressitase on ju, uni ja see on ka minu kogemus, et juhtumid, kus kaloraaži paika nii-öelda seadmine või ma ei tea, rohkem liikuma hakkamine
kus see tegelikult hakkab kehakoostist muutma, onju, kuid valdavalt on seal taga ikkagist mingid muud terviseväljakutsed, kus siis nii-öelda ainuüksi kalorite vähendamine tulemust ei anna. Et mis minu siis nagu see vigade paranduse koht on see, et ma ei saa öelda, et kalorite jälgimine on täiesti mõttetu ja ma neid ei usu, et see on see koht, mida ma olen ümber õppinud. Ja kuidas mina täna lähenen, on see, et esmalt ma ikkagist muidugi soovitan kaardistada, et mis sinu kehas üldse tegelikult toimub, et kas sul on madalat põletikku, kuidas su kilpnääre töötab, kas su soolestik toimib optimaalselt, on ju. Ja selle kõrval ma soovitan alustada üldse makrode kaardistusest, et mitte siis kaloritest, vaid just makrodest, et kui palju sa saad valke kätte, kui palju sa saad rasvasid kätte ja süsivesikuid ja siis eraldi veel, kui palju sa saad kiudaineid, on ju, nendest süsivesikutest, et see on tihtipeale väga alahinnatud osa sellest, on ju, et minu peas on nagu omaette natukene selline makrode klass, mida jälgida, on ju. Et hakata vaatama, kas need tulevad täis sellises koguses, mida sinu keha vajab. Sest makrod ei ole kaugelt, on ju muidugi kehakoostise teema ainult, et need on absoluutselt meie keha toimimise alus. Et kui valkude tarbimine jääb meil seal liiga väikeseks või madalaks, siis kehal ei ole materjali kudede taastamiseks, ensüümide tootmiseks, hormoonide tootmiseks. Kui liiga vähe süsivesikuid on, siis võib kilpnäärmetöö on ju kahjustada või noh, kannatada saada. Kui on rasvu liiga vähe, siis jällegist ei ole kehal piisavalt materjali, et toota hormoone, on ju östrogeeni, testosterooni ja nii edasi. Et see makrode info on väärtuslik sõltumata sellest, mis sinu eesmärk konkreetselt on. Et sa enam-vähem teaksid, kui palju sinu tänases menüüs nüüd kokku tuleb, et see on võib-olla selline esimene asi, mida siis võib-olla, kui me räägime track imisest, mida ma tegelikult soovitan track ida. Ja kui sa oled siis need makrod seal paika timminud ja enam-vähem oled tunnetuse kätte saanud, et kuidas oma toitumisega kehale piisavalt sellist vajalikku kütust anda makrode näol, siis on see hetk, kus sa võid sellise lühiajalise jälgimise perioodi teha ka kaloraažile, et mis enam-vähem su umbkaudne kaloraaž on, kui sa tavapäraselt toitud, on ju. Et eriti nendel, kellel on siis kas lihase kasvatamise eesmärk või kellel on üldse kehakoostise nii-öelda vähendamise eesmärk, et siis võib-olla on see koht, kus sa hakkad jälgima, palju ma siis saan kaloreid. Sest siis, kui sa tead, siis sa vajadusel saad hakata tegema makrode sees natuke teistsuguseid valikuid. Et valima, millist valku on ju, millist süsivesikut, millist kiudainet sa võtad võib-olla rohkem. Et su keha ikka saaks kätte selle, mida ta vajab, aga et seda võib-olla ei oleks liiga vähe, on ju, et see kaloraažis ei jääks alla või siis ei ole pidevalt liiga palju, on ju. Ja jällegist arvestades muidugi sinu enda konkreetseid tervise eesmärke ja treeningkoormust ka. Et see, kui palju kaloreid sinu jaoks optimaalne on, et see tegelikult sõltub ka väga mitmest asjast, palju sul lihast on, milline on su aktiivsustase päeva jooksul, milline on su kilpnäärmetöö, stressitase on ja vanus on ja mis iganes on, et seal on nii palju erinevaid faktoreid, et ei ole sellist ühte universaalset arvu, et naised peaksid sööma 2000 kalorit, on ju, aga jälgimise käigus see tegelikult on ju hakkad oma keha loogikat järjest paremini mõistma ja see tegelikult väga tihti on oluline selline asi, mida vähemalt enam-vähem teada. Ja siis, kui makrod on paigas, kui sa tead, et kaloraaž on enam-vähem paigas, siis sa tegelikult saad minna selle track imisega ka mikrotoitainete juurde. Ja see on ka koht, kus selline jälgimine sellisel tasandil võib olla väga väärtuslik, et näiteks kui sa sööd tervislikult, aga vereanalüüs näitab, et sul on vaja, et sul jääb rauast puudu või seleenist, tsingist, ma ei tea, folaadist, siis saab jälgimise käigus hakata vaatama, kas need tulevad su tavamenüüst piisavas koguses kätte. Ja isegi kui need tulevad, no siis saab juba vaadata, et miks neid ikka puudu on ja et kas seal on mingi toitaine imendavuse teema või midagi sellist on ju, või metülatsiooni probleem. Aga sa vähemalt näed, et kas toidust tuleb neid kätte, sest tihti selgub ka see, et inimene sööb muidu küll väga mitmekesiselt, aga mõni oluline toiduaine on lihtsalt väga harva menüüs, on ju, et see on see koht, kus sa saad minna nagu mikrotasandil mikrotoitainetes juba väga spetsiifiliselt sisse, on ju. Ja ma tavaliselt soovitan neid jälgimisi teha ka nagu sutsakatena ja mina soovitan klientidele tavaliselt kasutada sellist äppi nagu Kronomeeter, et seda saab arvutis ka kasutada, et selline rakendus, mis siis võib-olla erineb
enamikest nendest toidu jälgimise äppidest just selle poolest, et ta näitab sulle hästi detailselt ka mikrotoitainete tasandil on ju, et millised vitamiinid, mineraalid, aminohapped sa tegelikult toidust kätte saad, kas jääb midagi kuskilt puudu. Et see on see, miks minu jaoks ta on nagu selline parem tööriist kui võib-olla teised, aga seal ilmselt on neid veel. Ja mina ise läksin ka sinna sellesse äppi tegelikult selleks, et saada tunnetust, et mis mu kaloraaž siis keskmiselt on ju, ma enam-vähem selleks hetkeks juba teadsin oma makrosid, kui palju ma enam-vähem saan, aga et ma ikkagist suudaksin hoida selles kaloraaži suurusjärgus ennast, mis siis arvestab, on ju seda, et ma käin ikkagist 2-3 korda nädalas jõutrennis, on ju, et ma liigun iga päev nagu üpris piisavalt, on ju, et ma ei jää selles osas alla, on ju, millised mu tervise eesmärgid on ju, et ma ise tahtsin näha, et ma ei jääks alla, aga samas, et ma ei jääks ka pidevalt, läheks üle enda sellise nagu taseme, mida mu keha vajab. Ja tegelikult sellise esmase tunnetuse saamine võttis mul aega kuskil 4-5 päeva. Et kuidas ma midagi peaksin sättima, on ju, et ma saaksin et ma enam-vähem oleksin selles kaloraažis ja makrodes, mida ma soovin, on ju, ja tegelikult ei olnudki rohkem vaja, on ju, 4-5 päeva. Ja loomulikult pärast seda teada saamist, mul on ka päevi, kus ma jään liiga alla või lähen liiga üle või päevi, kus mul ei tule mingit valgut täis või kus mul ei tule kiudaineid kätte. Ja see on minu jaoks okei, et siis ma ikkagi proovin valdavalt jälgida, et vähemalt valgud ja kiudained tuleks täis ja mul isiklikult rasvatäitumisega, osakaalu täitumisega probleeme pole olnud, on ju. Ja mul ei ole ka seda probleemi, et ma pean kindlasti rasva vähendama, on ju, et mul ei ole sealtpoolt mingisuguseid terviseväljakutseid. Ja siis ma lihtsalt vahel võib-olla teadlikult nüüd täna mõtlen, et kas mul on olnud piisavalt vaserikkaid toite menüüs, kas mul on olnud piisavalt folaadirikkaid toite menüüs, et need mikrotoitained siis, mis ma kronomeetrist nägin, mis mul tegelikult ei tulnud nii kergesti täis, et kas need on mul rohkem fookuses lihtsalt, sest ma olen selle track imise ära teinud, on ju. Et need, mis olid rohkem kaootilised nii-öelda mu menüüs, et ma nüüd hoian teadlikumalt kuklas, on ju, et mitte iga päev, aga ikkagi päris tihti ma tegelikult lasen selle oma mõtetest läbi. Et sellised nagu jälgimise sutsakad lihtsalt aitavad natukene paremini orienteeruda ja ma kindlasti ei soovita kronomeetrit või mingit sarnast äppi väga pikalt jälgida, noh, ma ei tea, mõnele ta võib-olla sobib, on ju, aga see pikaajaline jälgimine, see võib omaette selliseid väljakutseid tekitada, et ma ei tea, liigne kontrollivajadus või ärevus toidu ümber on ju, liiga tugev sund olla üliülitervislik on ju, et see ei ole ju eesmärk, et kasuta selliseid vahendeid tööriistana ja teatud hetkedel on ju, et kaardistada, kui sa tahad lihtsalt saada paremat pilti, et kus sa parasjagu kas keskmiste makrodega oled või kaloraažiga asud, on ju, et või lihtsalt kasuta neid kaardistamiseks, et osata siis paremini võib-olla optimeerida seda, kui sa tead, et kuskil midagi ei toimi, on ju, et kui sa tahad teada, kas sa ikkagi saad, on ju, a la toidust piisavalt rauda kätte, on ju. Ja kui see kaardistus on tehtud, siis lase sellest jälgimisest lihtsalt lahti, on ju, sest see tööriist on oma töö teinud ja siis näitan sulle kätte sellised järgmised sammud optimeerimiseks. Et see on see, kuidas mina seda täna vaatan ja osades kohtades see kalorite jälgimine on täiesti omal kohal ja söön selles osas oma sõnu. Vot. Siis järgmine 3. teema on tsüklipõhine toitumine ja treenimine. Ja ma tegelikult ei tea, kas ma olen seda tsüklipõhist toitumist või treenimist siin podcast'is väga palju jaganud. Ma tean, et ma olen seda mõnel kursusel jaganud ja täna ma isegi tahaks rohkem lihtsalt lahti rääkida seda teemat, kui vigade parandust teha, sest ma näen lihtsalt, et seda tsüklipõhist toitumist ja treenimist, et seda jagatakse igal pool, sellest räägitakse igal pool ja võib-olla, et sul oleks natuke selgem pilt, et mida me siis tegelikult selle kohta teame. No me teame seda, et hormoonidel on päriselt biokeemiline mõju, et endiselt ma kutsun, on ju, östrogeeni Beyonce'iks, on ju, kes tuleb ja teeb väga palju ägedaid asju meie kehas. Me teame, et follikulaarfaasis tsükli esimene pool, seal östrogen tõuseb, see Beyonce tuleb ja annab meile energiat ja head tuju ja keskendumisvõimet ja aitab võib-olla paremini lihast kasvatada, on ju. Ovulatsiooni ajal me teame, et östrogen on haripunktis, on ju, me teame, et siis me tahame võib-olla rohkem seksida, see kõik on ju teaduslikult dokumenteeritud ja et luteaalfaasis siis pärast ovulatsiooni meil tõuseb progesteroon,
ja me teame ka, et see tõstab näiteks puhkeoleku ainevahetust, äkki oli siin circa 10% on ju, mis tähendab, et keha kulutab rohkem energiat isegi puhkeolekus. Ja sellepärast meil on ka tegelikult suuremad isud ja see on täiesti loogiline. Ja enne menstratsiooni me teame, et mõlemad hormoonid, siis progesteroon ja östrogen langevad ja siis selle langusega siis langeb ka õnnehormoon, serotoniin on ju, sest östrogen toetab serotoniini tootmist ja siis see on ka see mehhanism, et miks me siis enne menstratsiooni isutab võib-olla magusamate ja süsivesikurikamate toitude järgi on ju, sest need süsivesikud aitavad siis sellist asja nagu trüptofaan, aitavad transportida siis aiu, milles siis tegelikult seda õnnehormooni serotoniini toodetakse, on ju. Ehk siis keha teab, mida ta vajab. Ja mina isiklikult ka tean, et ma tahan seal luteaalfaasis magusamaid asju ja ma luban seda endale, et ma tihtipeale siis teen endale lõunasöögiks bataati, sinna peale panen seda Ceyloni kaneeli ja tšillit ja kõrvale teen endale hummust ja siis see on hästi süsivesikurikas toit ja see toimib mulle ülihästi selles faasis. Aga ma ei tee seda teadlikult, nii et oi-oi, ma nüüd olen selles faasis, nüüd ma pean bataati sööma, onju, et mul lihtsalt isutab rohkem selle järgi ja ma lihtsalt mõistan, miks isutab ja ma võimaldan siis kehal seda ka saada, mida tal vaja on. aga, ja see on oluline, et me ei tea tegelikult teaduslikult, et spetsiifilised toidud spetsiifilises tsüklifaasis paremini töötavad kõigile, onju. Et uuringuid on tehtud, aga tegelikult need on pigem nagu vastuolulised, ei ole võib-olla metoodiliselt väga tugevad ja sellepärast võib-olla ongi toitumise poole pealt see, et lihtsalt hoia seda baasvundamenti paigas, makrode, mikrotoitainete alus, millest ma rääkisin just, on ju, et kui see on paigas, siis sa võid julgelt vaadata, kas mingis tsüklifaasis on sul erinevad vajadused, on ju, kas ongi võib-olla teistsugune isu, kas sa tahad rohkem puhata, on sul rohkem energiat ja siis toimeta selle järgi, et ikkagist jälgi oma keha, mitte siis seda, et sul on menstruaaltsükkel ja see kalender ja siis sa paned nagu selle järgi ja ajad võib-olla väga keeruliseks, on ju. See termin seed cycling on ju, kuidas sa siis seemneid erinevas tsüklifaasis kasutad ja sellel on väga loogilised selgitused ja selliseid asju ikka saab võtta, aga kõigepealt, kui sul ei ole võib-olla baas paigas, siis keskendu baasile rohkem kui sellele, et sa hakkad siis neid spetsiifiliseid tsüklipõhiseid asju nagu tegema. Ja kui rääkida siis veel tsüklipõhisest treenimisest, et siis see ei ole ka teaduses tegelikult tõestatud, et see annaks kuidagi paremaid tulemusi kui see lihtsalt, et sa oma enesetunde järgi treenid. Ja siin ka samamoodi on uuringud tegelikult vastakad, et seal, kus meil östrogen tõuseb seal tsükli esimeses pooles ja seal on uuringuid, mis näitavad, et on parem jõudlus, on parem võib-olla selline kiirem taastumine on ju, et östrogeenil on sellist lihaseid toetav efekt, aga 2023 aastal äkki tehti selline süstemaatiline ülevaade, uuring ja siis seal näiteks öeldi, et tsüklil ei ole tegelikult olulist mõju sellele, milline on meie jõusooritus on ju. ehk siis seal on uuringute tulemused vastakad, ühtset sellist selget järeldust ei ole ja näiteks minu enda kogemus ka väga tugevalt kinnitab seda, et päev enne menstratsiooni ma ei ole nagu hädine ja vaene ja üldse midagi ei jõua ja tahaks teki all olla. Mul on just alati jõusaalis selline power, ma tõstan endale raskusi juurde, onju, et ja bioloogiliselt tegelikult, kui ma hakkasin seda uurima, siis seal on ka seletus taga, et see progesterooni langus seal võtab ära selle rahustava efekti ja mõned naised tunnevadki ennast erksana pärast seda. aga see ei ole universaalne, onju, et sina võid tunda ennast sellel päeval väsinuna ja mõlemad on väga õiged, onju. et veel kord, et pigem ikkagist kuula oma keha kui seda, mis tsüklifaasis sa oled ja mida sa siis võid teha või mitte teha, onju. Ja selle keha usaldamise juures on tegelikult väga oluline disclaimer, et sa õpiksid tegema vahet, kas su keha tahab päriselt puhata või sa lihtsalt ei viitsi. Ehk siis see sõnum, et ära kasuta ka tsüklit vabandusena. Et kui sa ei viitsi trenni minna, ei ole alati tsükkel süüdi. Kui sa oled närviline, ei ole alati tsükkel süüdi. Muidugi hormoonid mõjutavad meid, aga on oluline olla endaga ikkagist aus ja vaadata, et mis tegelikult seal taga on. Et oluline on õppida leidma see nagu balanss, kus sa tegelikult ei suru ennast mingitest olukordadest läbi või ma ei tea, sa ei piira endale süsivesikuid mingitel perioodidel, kus kehal tegelikult on neid rohkem vaja, aga samas, et sa ka ei kasutaks oma tsüklit vabandusena,
mitte liikuda või vabandusena, miks kartulikrõpsud või tahvel šokolaadi on praegu see, mida sa pead lihtsalt sööma, on ju praegu, sest sul algavad päevad, et sa võid ju neid süüa, on ju, kui sa seda valid. By all means, nagu sa võid seda teha, lihtsalt võta see tsükli vabandus sealt valemist välja. Aga kui sul on tõesti väga tugev PMS, täiesti selline olukord, kus sa ei tunne ennast ära, selline menstratsiooniaegne valu, et sul on raske voodist üles saada, rääkimata sellest, et sa läheks kuskile trenni ja ma ei tea, veel lisaks mingeid raskuseid juurde, on ju, siis neid sõnumeid ikkagist tasub kuulata, on ju, et siis neid asju tuleks edasi vaadata, edasi uurida, edasi toetada, on ju. Siis järgmine teema on kehakoostise insuliiniresistentsus. Ja ma tegelikult ei tea, kas ma olen öelnud sellises sõnastuses välja, et insuliiniresistentsus põhjustab keharasva kogunemist. Ma tean, et ma olen kindlasti öelnud välja, et need kaks asja käivad koos, et insuliiniresistentsusega käib keha protsendi tõus tihti kaasas ja see ongi tõsi, käibki kaasas, aga põhjuslik seos töötab pigem mõlemas suunas ja on palju keerulisem kui lihtsalt see, et insuliiniresistentsus võrdub rohkem rasva. Et tahtsin selle välja öelda. Aga miks ma tegelikult selle siia saatesse tõin, ei ole üldse see teema, vaid et teha kuidagi endale sellist vigade parandust, nagu et ma niimoodi olen öelnud, et see lihtsalt tundus olevat võib-olla selline hea koht, kus see teema üles tuua ja öelda midagi, mida ma tean, et ma ise ei ole kunagi öelnud, ma ei ole ise kunagi mõelnud, aga mida ma jälle pidevalt sotsiaalmeedias märkan. Ja see on see teema, et mis puudutab insuliiniresistentsust, on see, et minu hinnangul on vastutustundetu soovitada kõikidele inimestele, sealhulgas kõikidele insuliiniresistentsetele inimestele ketotoitumist, sellisel viisil, nagu ketotoitumine originaalis siis välja näeb. Ja eriti sellistes olukordades, ühesõnaga eriti, mis puudutab naisi. Et ma saan aru, miks see loogiline tundub, on ju, et minna sinna ketotoitumise rada, sest insuliiniresistentsuse puhul on probleemiks see veresuhkru kõikumine, insuliini ületootmine ja siis ketotoitumine, mis siis süsivesikuid drastiliselt piirab, vähendab seda koormust, et see on loogiline. Aga keha on terviklik süsteem ja tuleb vaadata ka seda, et kus siis inimene tegelikult asub, on ju muudes süsteem, no kuidas muud süsteemid toimivad, sest kui me väga vähe sööme süsivesikuid, see võib pärssida kilpnäärme tööd, on ju, seda, et meil mitteaktiivne kilpnäärme hormoon muudetakse selliseks hormooniks, mida keha saab kasutada. Keha võib tõlgendada süsivesikute piiramist stressina, on ju, kui sul on juba väga tugev näiteks krooniline stress ja sul siis tekib veel rohkem selline stressireaktsioon, on ju, mingitel põhjustel sinu keha reageerib sellele süsivesikute piiramisele stressiga. See võib omakorda tegelikult halvendada insuliiniresistentsust, mida ju ravida nii-öelda taheti sellega, on ju. Et seal on nii palju asju, kus inimestel võivad, naistel eriti võivad siis naistel ainsana võivadki tekkida ebaregulaarsed tsüklid, on ju, ovulatsiooni puudumine, on ju, et seal võib olla olukordi, kus sa tegelikult üldse ei toeta sellisel viisil. Ja ma ütlen selgelt, et ma ei ütle, et keto on halb, on uuringuid, väga häid uuringuid, mis näitavad, et polütsüstiliste on ju munasarjade sündroomi puhul on ju PMS on ju uue sõnaga, et insuliiniresistentsusega naistel sellisel juhul võib keto näiteks lühiajaliselt insuliinitundlikkust on ju päris mitmeid selliseid hormonaalseid markereid tegelikult parandada, on ju, seal on kohti, kus see on täiesti omal kohal ja ma ei vaidle sellele vastu, aga seal tuleb vaadata, on ju, tervikut, et ja võib-olla see keto võib olla selline teatud perioodil kohandustega selline koht, mida siis need naised võivad kaaluda, on ju, aga et me ei peaks seda soovitama universaalselt kõikidele insuliiniresistentsetele naistele kogu pilti vaatamata, on see sõnum, on ju. Ja üleüldiselt neid vastutustundetuid selliseid imelisi lubadusi ja igasuguseid selliseid asju, neid ikka levib nagu, ma ei tea, aluseline vesi ja sellerimahla dieet ja nii edasi, on ju, et kui ikkagist on mingisugune
inimene või organisatsioon või mingisugune väide, mis ütleb, et nad ravivad kõikide inimeste kõik probleemid, on ju, et siis see on ikkagi punane lipuke, et seda siis pane siis tähele, on ju. Ja ma tean, et ma tegelikult üldse alustasin seda teemat sellega, et kas insuliiniresistentsus põhjustab, on ju, kehakaalu tõusu. ja nüüd ma jõudsin hoopis kriitilise mõtlemiseni. aga mida ma tegelikult tahtsin öelda või miks ma selle ploki siia ikkagist tõin, on see, et jah, insuliiniresistentsus ja kehakaal käivad tihtipeale koos, kuid see pole nii lihtne ja selge, on ju, et insuliiniresistentsus on selle kehakaalu kasvu taga ning jah, pidev veresuhkru kõikumine liigsest süsivesiku tarbimisest järjepidevalt süvendab insuliiniresistentsust, see on selge, on ju, ja sellised asjad nagu keto võivad sellises kontekstis tunduda väga loogilised, aga vaatama ikkagist peab kogu pilti, vaatama peab sinu personaalset olukorda ja mina ilmselt ei ole ka mingitel hetkedel osanud seda niimoodi tervikuna vaadata, on ju, et kuidas see stressitase sinna sobitub, kuidas kilpnääre sinna sobitub, mis su menstruaaltsükliga toimub, on ju. et aga sina nüüd kuuldes seda, hakka siis küsima endalt selliseid küsimusi, on ju, ja võib-olla, ma ei tea, sellised nagu ma ütleks isegi võib-olla äärmuslikud lahendused, kas need ikkagist on kõige paremad, on ju, või et hoida seda kriitilist meelt ka nende nii-öelda loogiliste lahenduste puhul. ja, ja praegu tekkis võib-olla selline tunne ka, et keegi nüüd kuulab mind ja mõtleb, et ma ei tea siis, kas üldse, et üldse, mida ma teha võin, või selline mõte, et ma ei tea, kas üldse on mõtet midagi enam siis teha, onju. et kui sul tekkisid sellised mõtted mu kogu selle jagamise peale, siis baasvundamenti sa saad ikka toetada, see on see, mida sa saad teha. ja pigem lihtsalt ongi see, et eelista selliseid keskteid, mitte äärmuseid. näiteks sellerimahl ise pole ju üldse halb, on ju, lihtsalt sinna kõrvale tuleb pakkuda ka valke, häid rasvasid, kiudaineid piisavas koguses, head und, liikumist, on ju, ehk sellist loogilist kombot. ja kui sul on ikkagist tõsisemaid terviseprobleeme, siis on ikkagi soovituslik kõigepealt võib-olla eksperdiga koos ära kaardistada, mis su hetke praegune seis on, soovituslikult sümptomite kaardistusele teha tegelikult vereanalüüsid on ju põhjalikult, vaadata neid just nendest optimaalsetest vahemikest lähtuvalt, mitte siis referentsväärtustest on ju, ja liikuda sellel põhinevalt edasi ja teades just, mida sinu keha vajab. ja ma ei ütle, et see inimene peab olema mina, on ju, kes seda teeb, Eestis on neid funktsionaalse meditsiini mõtteviisiga arste ja spetsialiste veel, et lihtsalt leia oma. et aga hoia sellist nagu baasteadmisi endal ikka nagu kuidagi fookuses, katsun nendega kõigepealt tegeleda ja siis, kui tõesti on vaja, siis tegelikult on inimesed, kes saavad toetada ja hoia siis võib-olla pigem nendest äärmustest eemal, on ju neid, mida sa võib-olla kuskilt kuuled ja märka neid punaseid lippe. ja kuidagi mõista, et kehas ei ole nii, et on üks seisund ja sellel on üks põhjus, noh näiteks, et on kehakaalu, ma ei tea, keharasva protsent on kõige hästi suur ja selle taga on ainult insuliiniresistentsus, et keha ei toimi nii, et võib-olla see on nagu see, mida kokkuvõttes siin öelda tahtsin. vot tegelikult ma tahtsin veel toidulisanditest ka rääkida, aga see vist täiesti vajab eraldi saadet, et seal me ei ole küll, ma ei tea, et oleks mingi suuri faktivigu teinud, aga, aga ma ise ka tunnetan, et see teema on veel selliselt poolikult kaetud, et peab selle ikkagi saate ka mingi hetk ära tegema. ja võib-olla rohkem ma tegelikult täna ei katakski, et ma ei ütle ka seda, et ma edaspidi ei tee mingeid vigu, ilmselt teen. aga kui ma teen, siis kirjuta mulle, nii õpin mina. saan saadetes veel teha neid vigade parandusi, kui on vaja. ja mõnikord see kommunikeerimine võib olla kasulik ka sulle, on ju, et kui sulle tundub, et mina ajan kägu, siis ma võin sulle saata võib-olla mõned teadusartiklid ja siis sa saad ise vaadata, on ju, võib-olla sulle aegunud info või keegi on sulle mingisugust valeinfot jaganud. ja lõpuks sa saad ikkagist ise otsustada, et mis on sinu tõde ja millega sa edasi liigud, on ju. ja, ja see valik võib-olla mm, mida sa oma kehas tunned ja mida sa oma peas filtreerid, on ju, mis infot sa filtreerid ja mida sa lõpuks usaldad. võib-olla see on see koht, millega ma selle saatega lõpetan. sest see kuula oma keha, see on midagi, mida ma olen väga palju kordi öelnud ja see on tõsi, tulebki kuulata oma keha. aga see oluline kiht võib-olla veel sinna juurde, et oma keha kuulamine
eeldab tegelikult seda, et sa suudad vahet teha, millal keha räägib sulle tõtt ja millal ta räägib sulle seda, mida sa kuulda tahad. Ja need ei ole tihtipeale sama asi, on ju. et, et seal on oluline selline eristuvus on ju ka vaja selgeks endale teha. et ühelt poolt eristuvus selles osas, mida sa kuuled, et keegi sinuga jagab, kas või tänases saates, et seal on nagu kriitiline meel sotsiaalmeedias on ju, aga siis seda kriitiline meel ka selles osas, et kas ma tegelikult oskan oma keha signaale kuidagi kuulata, kus kohas ta on lihtsalt laisk ja ei taha või isegi mitte laisk, aga kus ta väldib muutusi, sest muutused on ebamugavad, energiakulukad ja kus ma tegelikult lihtsalt on ju päriselt pean nagu võib-olla tagasi tõmbama, mitte ennast suruma, leidma mingisuguseid muid vahendeid, et need kihid on paraku sellised mitmetasandilised ja tuleb õppida seda keha niimoodi järjest paremini mõistma ja oma süsteemi üleüldiselt on ju. Vot ja, ja võib-olla tulles tagasi alguse loo juurde, kus ma jagasin, et aastaid tagasi siis ma hüppasin sealt lennukist välja ja mõtlesin, kui hirmus see on ja kui äge see samas oli. Ja kuidas ma mõtlesin seda tegelikult selle podcast'i esimese episoodi väljalaskmisel samamoodi. Siin me siis oleme, ma ei tea, 90 saadet või midagi sellist hiljem. et, et ma ei teadnud tegelikult seda podcast'i alustades, et mis siit tulema hakkab. Ja ma tegelikult ei tea ka, mis siit nüüd edasi tuleb. Mida ma tean, on see, et ma ei kahetse absoluutselt, et ma olen seda teinud, ma ei kahetse seda, et ma alustasin seda 4 aastat tagasi, kus ma tegelikult ei olnud valmis, sest lihtsalt puhtalt mõeldes sellele, kui palju ma olen saanud kirju, sõnumeid, keegi mulle tänaval vastu tulnud ja öelnud, et see podcast on muutnud tema elu. Ma ei võtaks seda mitte mingil juhul tagasi, et ma tean, et see kõik on ikkagi olnud seda väärt, isegi kui ma olen teinud selle tegemisel vigu. Ja ma tean ka seda, et tänane saade oli täiega väärt salvestamist, teadmata, kuidas sina seda vastu võtad, aga lihtsalt seetõttu, et minule isiklikult on see väga suurt kergendust loov, sest seda saadet valmistada ja salvestada tegelikult ei olnud lihtne, on ju, aga see oli minu jaoks kerge. Sest kogu see sisemus minus teadis, et seda on vaja. Ja ma loodan, et see pakkus ka sulle väärtust, et see, kui ta sulle pakkus väärtust, on lihtsalt väga suur boonus kõigele sellele, mida mina enda sees tunnen. Sest eks see saade tegelikult on ju sulle, mitte mulle. Aga täna saade oli mulle ka. ja mis siis muud kui järgmiste saadeteni. Ning vahepeal sa võid siis tulla Terviseprogressi podcasti sotsiaalmeedias jälgima, liituda minu uudiskirjaga tervisearengutreener.ee/uudiskiri, kus ma siis vahepeal teavitan, et on uus saade tulnud, vahepeal jagan mingit muud olulist infot tervise kohta. Igatahes ma loodan, et hoiame ühendust ja näeme varsti.